korraks tagasi selle juurde, mida Jarek Kometski ja Ivo Krustok viimati rääkisid. Justkui on rohepööre miski, mida tuli alustada nädal tagasi, 6 aega tagasi, homme hiljemalt 2 nädala pärast. Rahandusvaldkonnas, mitte ainult Rahandusministeeriumis, roheliste eesmärkide poole, kliima- ja energia eesmärkide poole liikumine on käsitletav laiemalt rohepoliitika. See ei ole miski, mis oleks eile, see ei ole miski, mis lõpeb homme või ülehomme või aastal 2030, 31. detsembri, tegelikult ka mitte 2050. aasta lõpus. Terve tarkvara mõistusega mitmeid neist tegevussuundadest, millest siin on räägitud viimase tunni jooksul ja räägitakse terve tänase päeva jooksul, on ju tehtud juba enne. Ehitusvaldkonnas isegi avaliku sektori, sest erasektor tavaliselt alustab varem avalik sektor, siis tuleb ka vaata. Isegi avaliku sektori vahenditest ka Eestis hoonete energiatõhusamaks renoveerimist hakati toetama kuskil aastatest 2008, 9, 10. See ei ole üle. Palju erinevaid vahendeid ja võimalusi on olnud otsida ja kasutada mitte ainult viimase 3-5 aasta jooksul, aga kauem ja tegelikult päriselt. Rohepoliitika elluviimine ehitusvaldkonnas, nii hoonete kui taristu valdkonnas ei ole ju miski, mida teeb keegi 1, 3, 13, 2000 või ka 35 500 tegijat. Et päriselt eesmärkide suunas liikumine on miski, mida saavutatakse koostöös ja see koostöö ei ole siin ainult loosungi, ainult ühisõna, tegutseb erasektor, selle kõigis väljendustes, selles kontekstis on erasektori ja kuskil mittetulundussektori vahel ka näiteks aktivist ja seltsimid ja muud. Avalik sektor, mittetulundussektor, teie kõik sammukesi eesmärkide suunas oleme teinud juba mõnda aega, kes pikemalt, kes vähem. Ja täitsa päriselt me oleme sellesse kõik juba täitsa oma taskust oma rahast panustanud, mitte ainult avaliku sektori rahast. Mis tähendab, et ka renoveerumislainega seotud tegevuste kulu katmisel päriselt ja osalevad kõik eluniid. Otsivad võimalusi, otsivad vahendeid, alustati erinevatest sammudest, kes akende vahetamisest, kes millestki muust, kes radiaatorite ja regulaatorite panemisest, kes energiamõõturite soetamisest, aga kunagi ja kuskil ja keegi ei ole meie teada välja lubanud, et kui lepitakse kokku pikaajalised strateegilised eesmärgid sektorite koostöös, enamasti ja alati kaasamisprotsessides, siis nende eesmärkide poole liikumist peaks hakkama kinni maksma avalik sektor üksi. See on võimalik, see päriselt ei ole võimalik, kus tekivad avaliku sektori vahendeid. Me kõik oleme ju maksumaksjad, oleme maksumaksjad inimestena ja ettevõtetena. Maksumaksjad Eestis, maksumaksjad Euroopa Liidus. Ja seetõttu lähenemine on olnud läbi aegade, et avaliku sektori aluse tegevus saab toetada seda, mis mujal tehakse, saab olla kohati päästik, kohati võimendaja, aga sellist lootust, et kui on kokku lepitud kliima- ja energiavaldkonna eesmärgid ja näiteks renoveerimislaine üks väga oluline protsess, mis sellesse panustab, siis renoveerimislaine tegevusi väga suures osas hakatakse toetama ja kinni maksma üks avaliku sektori vahenditest. See ei ole nii, see ei hakkagi olema nii ja päriselt ei ole see ka ju vaja. Kuna head kolleegid konverentsi korraldajad arvasid, et rahastamisvõimalustest siiski oleks mõistlik täna ülevaade anda, siis ma vabandan, suur osa sellest on tõenäoliselt tuttav, aga võib-olla üldise pildi mõttes mõned põhimõtted kordaksin ära. Veidi hiljem räägin veidi ka erasektori rahastamisvõimalustest, millega suuresti olete kindlasti kursis. Kõigepealt oleme sageli kuulnud ja lugenud ka meedias, kuidas ja nüüd hakatakse midagi tegema ja nüüd tuleb selleks raha riiklikse võimaluse. Päriselus Eestis avaliku sektori toega investeeringutest ja renoveerimislaine valdkonnas me räägime pigem investeeringute tüüpi rahastamisest, eks ju. Valdav osa investeeringutest on toetatud kombinatsioonis riigieelarve kaudu liikuvatest välisvahenditest ja maksutulust. Nüüd välisvahendid, suur osa neist on seotud Euroopa Liiduga, seal omakorda on seotud pikaajaliste eelarveperioodidega. Eelmine oli vahemiku
aastaarvestuks 2014–2020, käimasolev eelarveperioodil 2021–2027 ja nende pikkade perioodide peale kavandatakse vahendeid, kui nendega seotud märksõnad. Aga ütlen ära selle siin on mustaskirjas oleva punkti, et ei ole praegu, ei ole tõenäoliselt tulevikus, ei tea, et kuskilt paistaks ühtegi avaliku sektori rahastamisallikat. Ka kõige rikkamates riikides, kus jätkuks raha selleks, et kõiki põhjendatud vajadusi kinni maksta ja sellepärast nii Euroopa Liidu vahendite, erinevate muude avaliku sektori fondide vahendite kui mõistagi muude riigieelarve vahendite kasutamisel, mis vältimatult toimub prioriteetide seadmine ja kombineerimine. Et igas eesmärki eraldi saab panustada, see on väga seotud sellega, mida rääkis ka äsja hea kolleeg Ivo Pustav. Püütakse viia mitu kärbest ühe hoobiga, kui rahastatakse investeeringuid, siis nende kõrvale vaadatakse erinevaid lähemisi ja põhimõtteid, ammu tuntud keskkonnamõju strateegilise hindamise ja keskkonnamõju hindamise protsess. Meil on viimastel aastatel juurde tulnud ka nii-öelda tulevikukindluse hindamine, kliimakindluse hindamine ja ei kahjusta olulised põhimõtted. Ehk kui midagi tehakse, midagi läbi viiakse, siis avaliku sektori raha kasutamise eeldused on sageli juba sellised, mis osavalika mõjusid püüavad osalistega. Ja siit slaidid ka nimetan ära, et ka nende tegevustel, kus avaliku sektori raha kasutatakse enamasti ju ei ole toetus 100%. Ikka tuleb panustada tegevuse elluviija oma panusega. Kui toetuse saada ettevõtlussektoris, siis enamasti on tegu riigiabitegijatega, mis tähendab, et toetus ei ole suuresti üle 50%, kohati mitte 40%. See ühelt poolt tähendab, et tegevuse elluviija ütleb asja väga hoolega läbi ja vaatab, kas tal on vahendid, et ka avaliku sektori toetust küsida. Teiselt poolt tähendab see, et avaliku sektori raha kasutamisel on võimendus suurem. Kui meil on 5 miljonit ja saaks 100% toetus, saaks teha investeeringu 5 miljoni eest. Kui sama 5 miljonit läheb käiku 50% toetusega, siis saab teha investeeringu 10 miljoni eest. See ei ole teile mõist. Nüüd veidi lähemalt avaliku sektori poolse kaasrahastamise kavandamise raamistikust. Euroopa Liiduga seotud eelarvega seotud vahendid, nagu öeldud, on siis kavandatud suuresti 7-aastaseks perioodiks, väljamakseperiood on veelgi pikem. Ja tegelikult nende fondide kasutamise raamistik, fondimäärused, kriteeriumid sellele, mida tohib sealt toetada, millistele eesmärkidele suunatud tegevusi, millised kulud on abiküllikud, millised kulud ei ole abiküllikud ja nii edasi. Et fondimäärused on heaks kiidetud, vastu võetud, kehtivad. Neid perioodi jooksul küll, kui kuidagi muud moodi ei saa, siis muudetakse, aga suuresti on õigusraamistik olemas. Nüüd COVID-i pandeemia ja ka Ukrainas toimuva agressiooni mõjul on küll mõneti püütud uusi rahastamisvõimalusi kokku tõsta, sisuliselt siis Euroopa Liidu eelarve vahendite piires ümber tõsta, sealhulgas algavad arvele mõeldes ka energiavaldkonnas, energiakriisi lahendamiseks, Venemaalt pärit fossiilkütuste asendamiseks ja nii edasi, aga nii-öelda värsket uut raha lähiaastatel nähtavalt palju lauale tulemas avalikus sektoris pigem ei ole. See on halb. Info, ma ei saa öelda uudistest, see tõenäoliselt teile kõigile teadeks. Ja osa Euroopa Liidu vahendeid, mida kavandatakse liikmesriikide tasandil, struktuurivahendid, arenguvahendid, õiglase ülemineku fondi vahendid, nende kasutamine on 21–27 perioodiks juba kavandatud, rakendusdokumendid on alla kirjutatud, need on kavandatud, nende elluviimisel saab ehitusvaldkonnas renoveerimislaine eesmärkidega seoses kasutada just nende meetmete toetust, mille eesmärgid on sedasi kokku lepitud, neid ei ole üldse vähe ja neist täna ka paljudes järgmistes ettekannetes tuleb juttu. Nüüd need Euroopa Liidu fondid, mille kasutust Eesti ei kavanda ise, kesksed fondid, nende elluviimine ja seal raha taotlemine käib enamasti taotlusvoorude alusel, sageli kord aastas taotlusvoor, mis tähendab, et ja taotlusvoorude vahel võivad erinevatest fondidest rahastamise prioriteedid võib muutuda. Nad ei saa seda laiemaks kui fondi määruses, küll aga neid saab konkretiseerida, mis tähendab, et arvestatav tõenäosus, eks ju, terve mõistusega võttes on, et lähemal paari aastal nendes fondides, kus vähegi saab fondi vahendite kasutamist taotleda asjadeks, mis panustavad muuhulgas
fossiilenergiaallikate kasutamise vähendamiseks, energiatõhususe suurendamiseks, tänu veelmisena suur võimaluseks ja taastuvenergiaallikate kasutusele üleminekuks ja muuks, et pigem taotlusvoorudes lähiaastatel on sellist fookust rohkem tulemas ja sealt selleks võimalik toetust taotleda. Nüüd korraks tulen erasektori rahastamise juurde. Siin on info võib-olla renoveerimislainega seotud tegevuste seisukohast veidi soodsam. Raha taotlemine rahaturgudelt, kohalikest kommertspankadest, laenuhoiuühistute ühistustest või rahvusvahelistest pankadest, sealhulgas arengupankadest, põhineb projektide tasuvusanalüüse, kõik teist, kes olete laene ja investeeringuvahendeid taotlenud, olete teinud küll ja veel. Ja see on nüüd selline protsess, kus viimase energiahindade tõus, mis on mitmest aspektist kuulda väga valus, on energiatõhususele suunatud äriplaanide tasuvusaega pigem lühendada. See tähendab seda tüüpi projektidele laenude kättesaamine, investeeringutoetuse kättesaamine on pigem läinud ja jätkuvalt minemas võimalikumaks. Ei saa öelda hõlpsamaks, sest kuna rahaturgudel on riskid suured, siis äriplaanide tõsiselt toetavuse nende hindamine jätkuvalt väga oluline. Aga see on valdkond, kus pigem eraturgudel raha kättesaadavus on paranenud. Nüüd, siin on ära märgitud, et rahvusvahelised arengupangad, Maailmapank, Euroopa Investeeringupank, meie piirkonnas Põhjamaade Investeeringupank, Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupank ja teised on juba mitu aastat tagasi leppinud kokku omavahelises koostöös avalikust sektorist täitsa sõltumatult. Et nad peavad järge ja loevad kokku, kui palju nende vahendatud investeeringurahadest panustavad kliimaeesmärkidega, kliimaenergia eesmärkidega seotud tegevustesse, eraldi siis kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise mõttes. Ja sellest alates viimaste aastate jooksul mitte ainult need suured pangad, aga ka erinevad teised finantssektori investorid on hakanud järjest rohkem kokku lugema roheliste investeeringute vahendamise osakaalu oma portfellis. Ühelt poolt ei võta see kuidagi maha finantsriskide kaardistamist, äriplaanide kriitilist läbivaatamist, aga teiselt poolt see tähendab, et järjest suurem osa rahaturgudel liikuvast rahast on kättesaadav just nimelt taastuvenergia ja energiatõhususega seotud projektide elluviimiseks, jälle selge seos renoveerimislainega ja mitmete meie piirkonnas tegutsevate arengupankade laenustrateegiate ja laenupoliitikate uuendamisel on teiselt poolt sealt välistatud raha kasutamine projektideks, mis panustavad fossiilenergia kasutusse. See jällegi surub neid, kes fossiilenergiat siiamaani kasutavad, kui seadmete kasutusaeg on lõppemas, seadmete amortiseerumas, siis nende uuendamiseks läheb järjest keerulisemaks raha kätte saada. Seda tõenäolisem on, et ka teile ehitussektoris tekib uusi kliente, kes tahavad üle minna taastuvenergia kasutamisele, fossiilenergia kasutamisest väljuda paljud sellepärast, et see muutub neile vältimatult vajalikuks. Seadmeid ei saa kauem kasutada ja mitte ainult keskkonnanõuete pärast. Ja see tegelikult suurendab projektide rahastamisvõimalusi ja elluviimisi nendes valdkondades. Ja kuna palju kiired, siis näitan ekraani ära või lihtsalt mõned näited, see ei ole lõplik ülemisegi. Nendest vahenditest, mis nüüd avaliku sektori poolt vaadates korraks tagasi tulla, see on kasutatavad renoveerimislaine tüüpi eesmärkidega projektide rahastamiseks. Euroopa Liidu struktuurivahendeid sai juba nimetatud, nende kasutamise kava on leitav struktuurivahendite rakenduskavas. Lugeldada sõnade struktuurivahendid ja struktuurifondid tuleb uuesti ette, kiideti heaks hiljuti, valmistati ette paar aastat tagasi aktiivses tööstus paljude partneritega, sealt kaudu liiguvad Euroopa Regionaalarengufondi vahendid ja meetmed, millest ligi 367 miljonit perioodi 2021–2027 vahendeid on suunatud just hoonete energiatõhususe investeeringute toetamiseks. Ühtekuuluvusfond, energiamajanduse valdkond, ka seal väga oluline. Õiglase üleminekufond, selle kasutus Eestis on lihtsendatud Ida-Virumaale, aga õiglase üleminekuga seotud tegevuse rahastatakse ka mujalt fondidest. Nüüd mõned näited Euroopa-ülestest programmidest ja fondidest, kus on pigem taotlusvoolud, pigem kesksed, kus rahastamisvõimaluste leidmiseks annavad head nõu kolleegid näiteks KIK-ist, näiteks KredExist, mis on nüüd uue ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse osa ja mujalt.
teenuste keskusest. Aidatakse leida info taotlusvoorude ja programmide ja fondide kriteeriumite kohta, kui vajadusel ka nõustatakse taotluste ettevalmistamisel. Loodame, et paljudel teist on see kogemused olemas. Tegelikult fondide dokumenti vaadates on asjad, millega mõned ise hakkama saavad. Siit mõned näited Euroopa Horisondi teadus- ja arendusinnovatsiooni raamprogrammi erinevad osad. Seal on aastaseid investeeringuteks, seal on koostööprogramme, seal on perioodiks 2021–2027 praegu võetud väga uus missioonipõhine lähenemine. Renoveerimislooni eesmärkidega seotud voore ja võimalusi Euroopa Horisondi raamprogrammi erinevates osades lähiaastatel pigem rohkem kui vähem. Ära nimetasin eraldi ka programmi LIFE, mis on mõeldud keskkonna ja kestliku arengu kliimaga seotud investeeringuteks. Ka LIFE projekt, mille raames muuhulgas tänast konverentsi toetatakse, on sealt raha saanud. Tavastaatus on sageli kord aastas, mõned projektid on mitmetapiliselt saab kõigepealt taotleda raha suhteliselt lühikese kokkuvõtte alusel ja kui see kokkuvõtte hindamisel võiks olla mõistlik, siis täistaatus tuleb koostada juba järgmises etapis. Nii-öelda esimesel üks läheb vähem aega. Euroopa ühendamise rahastu, millest küll meedias on valdavalt kuulda transpordiliikmest, tegelikult rahastatakse sealt projekte transpordi, energeetika ja digivaldkonnas ja energia osas on praeguseks perioodiks eraldi taastuvenergia nimeline osa rahast. Märksõna on taastuvenergia, aga päriselt toetatakse sealt taristut, et sageli piiriüleseid, aga piiriülene on näiteks ka Eesti-Läti koostööd selles mõttes. Nüüd Euroopa Liidu CO2 kauplemissüsteemiga on seotud moderniseerimisfondi, mille vastutus kavandatakse linnasõitmisel siikhaavalt nii ka meil ja üks sealne programm on avalikus sektori maamete energiatõhususe programm. Kolleegi Tarmo pidi ettelandes täna pealelumist, kuulete seda laadi näitetest programmidest vähem. Ja eraldi nimetaksin ära innovatsioonifondi. See on kauplemissüsteemiga seotud fond, Euroopa ülene keskne taotlemine, sealt on eraldi taotlemisvõimalused väikestele projektidele, suurprojektidele, keskmistele. Sealt kaudu saab otsida ka huvilisi partnereid, kui proovida teha midagi, mida on peaaegu sellisena tehtud, päris sellisena ei ole tehtud. Mõnda tüüpprojektide elluviimiseks innovatsioonifondist toetuste saab. Ja jällegi, kui seda vastu huvitunda, siis head kolleegid Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumide keskuses ja mõnel saavad aidata neid, kes ise ei ole seal kätte ja jookse vahel saanud. Aga nüüd annaksin hea mõnda sõna meil üle Eestile rääkida. Aeg kahjuks jooksemist, aga ma tahaks siiski kasutada võimalust ja küsida ise ühe küsimuse. Et see praegune eelarveperiood, millest sa hästi rääkisid, ehk siis see on siis 21–26 lõpuni, 27 lõpuni. Et ma arvan, et see ehitussektor nagu tunnetab, et selle perioodi sees on tegelikult tehtud päris head tööd ja siin hakkab tekkima selline mingisugune nagu kindluse vaade, millest ka Ivo Jannisoo rääkis, et need renoveerimisinvesteeringud on väga märkimisväärsed, et riik suudab panustada ja tõmbab siis erasektori kaasa investeerima, seda nii elamute renoveerimistoetused kui kohalikud omavalitsused kui keskvalitsuse hooned. Et siin on tegelikult see energiakriis on päris hästi nagu selles suunas hoogu juurde andnud. Aga nüüd, et selle sektori perspektiiv ja et ettevõtted investeerivad, tegelikult ei ole küsimus see, kuidas me läheme nüüd 22–27 lõpuni, vaid mis saab siis peale 27. Ja kõik need arvutused näitavad, et need mahud peaksid veelgi tõusma. Ja tegelikult see suur küsimus on see, et kuidas siis 28 ja sealt edasi, mis siis saab. Ja kas see jätkub suurendatud mahus ja mida siis peaks tegema, et see võiks jätkuda. Sest see sektor on nii suure inertsiga ja siin tulemust ei saa, kui me ütleme, et meil 27 lõpp, siis peale seda me mitte midagi ei tea, et me peame nägema kaugemale. Kas me saame täna kaugemale näha? Aitäh! Kiives ajas siiski 3 minutit kasutaksin vastuseks. Vastus on nii ja keegi praegu ei saa öelda Eestis ega Euroopas lõpliku kindlusega, et millised on piirjooned rahastamisvõimalusteks perioodi 2028+, aga mõned märksõnad tendentsidest on siiski, mida saab nimetada, sest need on olnud näha juba
paar viimast eelarveperioodi vahetust. Eesti on Euroopa Liidu liige olnud perioodidel 2006, 2007–2013, 2014–2020, nüüd siis 2021+. Ja mõned tendentsid eelarveraamistike läbirääkimisel, millest ka meie Rahandusministeeriumi poolt oleme aktiivselt osalenud, on suhteliselt selge. Tõenäosus, et perioodil, need on nüüd subjektiivsed kommentaarid, mis ei kajasta Rahandusministeeriumi ametlikku seisukohta, kindlasti Eesti valitsuse oma, aga märksamad sellest, mida on näha olnud. Tõenäosus 2028 pluss Euroopa Liidu eelarveraamistiku kogumahuks, need miljardid, suurusjärgu mõttes, et 2021–2027 finantsraamistiku põhiosa on umbes 1000 miljardit Euroopa peale kokku 7 aastaks. Sellele lisaks suured laenuvõimalused nimetatud New Generation EU Euroopa Liidu laenule. Nüüd 2028 pluss finantsraamistiku kogumaht pigem vähemalt kui suurem. Kõik eelmised eelarveperioodide vahetused on seda näidanud, aga sellega paralleelselt on samamoodi tendents, et toetuste maht väheneb, finantsinstrumentide vahendid ja maht raha selleks, et anda laene, käendusi, tagatisi, et investeeringuraha tuua rahvusvahelistelt finantsturgudelt maale. See osakaal suureneb jätkuvalt tõenäoliselt ka 2028 pluss. Selle suure ettevalmistamiseks on praegu ka Ukraina sõja kontekstis, ka COVID-i kontekstis juba viimasel paaril aastal Euroopa Liidu üleselt käima sellist tüüpi laenurahastuid, mille puhtad rahalooga meil 3-7 aastat tagasi teada ei olnud. Suhteliselt tõenäoline on, et mõni neist tegid üle ka energeetika tüüpi tegevusteks. Jällegi, ehitussektori poolt vaadates see tõenäoliselt võib tähendada seda, et riigid kas ise või üle Euroopa Liidu tasandi saavad rahaturgudelt tuua maale raha, mida anda teile või projektide elluviijatele, kohalikud omavalitsused, hoonete omanikud, ehitajad, ettevõtjad. Selleks, et laenata investeeringuraha ja käendustagatist antakse just nii palju, et katta ära see risk ja marginaal, et te saaksite oma raha ärilise tasuvusega kasutamiseks võtta. Et selles mõttes niisugused suundumused on pigem väga tõenäolised. Ei saa mustvalgelt öelda, et nii on lihtsalt kohe vastanud märksõnaks. Ametlik ettepanek 2028 pluss finantsraamistiku suurte piirjoontega ja läbirääkimiseks pannakse praeguse teadmise kohast loole 2025. aasta suvel. Aga veel enne seda protsess, mis ei olnud üldse plaanist, täpselt oli kokku lepitud, et seda ei tule. Praeguse 21–27 finantsraamistiku läbivaatus on siiski otsustatud nüüd ka Ukraina sõja järelmina, et vaadatakse 2023. aastal üle, kas see mida on praeguses eelarveraamistikus ümberduste kokkudest ja nii edasi. Ühelt poolt on siin lootused mirekene, et ka energeetika suunas püütakse kuskilt tuleb raha tõsta, aga 100% kogumahu kiiresti tähendab, et kuskilt tuleb ära, et need suunad pigem ei saa olla suured, jälle pigem see on päästikraha, et tuleb suurem raha tuua. Teiselt poolt Rahandusministeerium ikka ütleb ka halb uudiseid, eks ju, ehitussektori poolt vaadates siin suur konkurent on ju laiapindne riigikaitse julgeolek. Kaitsevaldkonna rahastamiseks on juba tehtud sel kevadel ja suvel otsuseid, et Euroopa eelarveraamistiku piires raha kokku tõsta ja see suund järgmisel aastal pigem jätkub või ei jätkub. Aga jälle väga subjektiivselt kellegi vaatenurka ei kajasta, oleks pigem üllatav, kui järgmisel aastal algaval, ei tea, kas 23 või 24 võttaval eelarveraamistiku vahelevaatusel ei tuleks vähemalt mõnesid häid uudiseid ka ehitusektori rahastamise võimaluste rohkem samamoodi mõjutavad ehitussektori. Aitäh!